Tere kallid teise ekraani vaatajad. Täna mängin siis mina saatejuhi rolli ja mina olen siis Janne Sakkeus, kes oli siis osales esimeses saates. Ja täna siis vist tulime siia kõik kokku, et vaadata siis viimast muutujat ehk viimane saade, mis läheb kohe-kohe eetrisse. Et minu kõrval istub siis Meelike, kes on ka samuti pärit Tartust. Järjest siis lähevadki, et on Moonika, siis on Liina, siis on jälle Moonika ja siis on Kristi. Et tere tulemast. Et täna siis meil on ka siin saates üks muutuja. Nii et võime hakata vist saadet vaatama. Meelike, tere õhtust ka minu poolt. Mina olen siis Meelike Lähepuu 3. muutumise saatest. Ja ma loodan, et te kõik olete meiega koos vaatamaks siis Mari-Liisi saadet. Ma tahan ka sõna saada. Teate, mis ma teile räägin või? Mina olen tänane muutuja. Ei, tegelikult mina ei ole tänane muutuja. Ma endiselt üritan siin täna abisaatejuhi rolli mängida. Mina olen Kätlin. Ma usun, et te mind juba teate. Täna on siis eetris Imelise muutumise 12. saade, viimane saade. Ja mul on suur rõõm teatada, et kõikidest muutujatest on meie saates täpselt nii paljud kui pooled. Kokku on olnud 12 saadet ja meil on siin saates täna 6 inimest, kes on läbi teinud Imelise muutumise. Ja mina, kes ma praegult sain tunda, ma ütlen äkki 5 minutit seda valu, mis on olnud selle roosa mütsi ja selle maski taga, pean tunnistama, et need inimesed on olnud väga vaprad, kes on püsinud selle maski taga peaaegu 2 tundi, et oodata ära see saate lõpp. Ja lõpuks siis ennast nagu paljastada. Ja täna ma pean tunnistama, et on ka minu imeline muutumine. Minu imeline muutumine tegelikult on olnud kõik need 12 saadet, ma pean tunnistama, sest et mina olen ka õppinud midagi. Kui ma alustasin seda saadet, siis alguses tundus põnev, mis inimestele tehti. Ma õppinud 2 asja enda kohta. Esiteks, ma sain teada, et ma olen jube nõrganärviline. Et kõik need operatsioonid, mis seal eetris kogu aeg on, mul oli iga kord oli natuke paha olla. Ma pean tunnistama, te vist kõik elasite kaasa sellele, kuidas mul selline õõvastas kogu aeg. Ja teine asi see, et kui vaprad on inimesed ja kui ükskõik on inimestel sellest, mida tegelikult teised arvavad, kui oluline on see, mida arvavad lähedased ja kui oluline on see, kui endal on hea olla ja ennast hästi tunda. Võt see oli minu muutumine, mida ma olen seda teadnud, aga ma arvan, et nüüd ma tean veel rohkem. Ja meie tänane saade on siis pühendatud sellele, et me vaatame tagasi kõikidele saadetele, mis on olnud teie muutumistele ja alustuseks vaatame koos, milline nägi välja Mari-Liisi muutumine. Ja kõik kallid teise ekraani vaatajad, kõik, kes te olete nautinud meie seniseid saateid, ma loodan, et te olete meiega ka tänase ja vaatate, mida siis teised osalejad kõigest sellest arvavad. Olge ka kallid, saatke meile küsimusi stuudio@teineekraan.ee ja küsimusi Jannele, Moonikale, teisele Moonikale, Liinale, Kristile, Meelikesele, aga laske käia, saatke küsimusi ja rõõmsalt saate reklaamipauside ajal küsime me neid siis kõik ära. Aga nüüd hakkame vaatama, milliseks muutus Mari-Liis. Tere tulemast teisele ekraanile tagasi. Mina olen muutuja Liina 4. saatest. Nii, ja kes meil veel, kes on Liina kõrval? Tere ka minu poolt, mina olen Moonika, olin vist 6. saates, kui mu mälu mind ei peta, aga no jumal seda teab, et mälu võib ka vingerpussi visata. Et meil on väga hea meel, et meiega on siin koos veel teised muutujad, kes me selle raske tee oleme läbi teinud. Ja tervitan teid kõiki, kes te meid teisel pool ekraani vaatate. Ja teate, mina tervitan ka teid kõiki. Mind te juba teate, ma eeldan vähemasti need, kes on püsivalt siis kolmapäeviti teise ekraani niinimetatud ekraanidel olnud. Mina olen siis endiselt Kätlin ja täna on mul au siis olla saatejuht, muutuja, kõik ühes isiksuses ja vaadata siis tagasi kõikidele saadetele, mis me oleme koos olnud, vaadata tagasi kõikidele muutumistele ja paralleelselt ka olla siis hetkeks muutuja rollis. Ja kõik, kes te ennem ei näinud, siis mul oli hetkeks võimalus panna selga endale see ürp,
mida kandsid meie muutujad siin peaaegu et 2 tundi, kuni nende välimus siis saatest päriselt välja tuli. Panne pähe see müts mulle endiselt, ma arvan, sobib väga hästi, et las see olla. Ja see mask, mis oli nagu kõige raskem, tegelikult 5 minutit selle maskiga ja see oli väga raske. Ja mida see meile näitab? See näitab meile ainult seda, et kõik muutujad on läbi selle muutumise saate saanud nii vapraks ja nad taluvad kõike, et nad taluvad isegi 2 tundi seda maski, mis minu võttis 5 minutiga rivist välja. Et ma peaks äkki saatest osa võtma, mis te arvate? Otse loomulikult soovitame. Soovitate, et mida siis muuta vaja oleks, et äkki siis ma tean, mis ma ankeeti kirjutan. Aluspiir tõuseb kindlasti. Keegi mitte midagi ei räägi, kõik on vaikselt. Aga räägime siis korraks natukene võib-olla tänasest saatest. Et tänase saate muutuja on Mari-Liis. Mis te arvate, kas Mari-Liisile oli seda saadet vaja? Kindlasti oli vaja. Nüüd on meil selline asi ka, et hakkame nüüd äkki ükshaaval rääkima, sest et muidu meil on täna siin kanakari koos, vaata 7 naist, et siin võib asi nagu käest ära minna. Et äkki võtame siis sealtpoolt Liina. No nii palju, kui mina oma kogemusest tean, et mina käisin ka magu vähendamas ja ma olen täitsa poolt selles, et Mari-Liis käilaks ka. Ja samamoodi läksin minagi, et kuna kaalulangus oli samamoodi 40 kilo, kõhti ei rippuma. Ma olen täitsa päri, et Mari-Liis ka niimoodi tegi. Kui raske on tegelikult sellest, ütleme, maovahendusoperatsioon toob tegelikult kaasa ju tavaliselt sellised drastilise kaalulanguse ja hästi suure rippnaha, et kui raske sellest nagu lahti saada on tavatrenniga? Raske on. Siin kommenteerivad küll, nii palju kui mina olen teistelt nagu kuulnud, et mida on kommenteeritud, et tehke trenni ja nii edasi. Aga tule tee ja tee. See ei ole nii lihtne. Et oleneb nahatüübist täitsa, et kellel läheb ilusti tagasi ja kellel ei lähe ilusti tagasi. Aga see on vist ikka liiga palju, kui sa ikka niimoodi võtad kätte ja teed lata. Jah, see on ikka, jah. See ei tõmba tagasi. See ei tõmba, see ei ole, nii palju kui nemad võivad rääkida, las räägivad, aga see ei tõmba tagasi treeniga ka, nii et. Et ainus asi on kõhuplastika. See on ainuke variant. Kas kellegil on veel kogemusi maovähendusoperatsioonidega või maovähendusega? Meie laua tagant vist peale Liina ei ole. Jah. Mida üldse maovähendus on kaasa toonud sinu söömisharjumus ja toitumisharjumustes? Vähem söön, magusat ka vähe ja need kogused on üldse niisugused väiksemad, sööd oma väikse törtsu ära ja kõht on täis ja pole probleemi. Kristit mul on eriti au tervitada täna siin ekraanil, kuna täna kahjuks ma pean ütlema seda, et me oleme siin täna kõik koos, me vaatame tagasi kõikide teiste muutumistele, vaatame Mari-Liisi muutumist ja tervitame siinkohal ka Mari-Liisi, kes kahjuks meil täna tulla ei saanud, aga me kõik tervitame, kõik toetame ja kõik elame Mari-Liisi muutumisele siin toredalt kaasa. Ja miks meil on väga hea meel tervitada Kristit? Kristi Raudsepp on nimelt see neiu, kes meil siin ka ei saanud olla ja väga rõõm on ka teatada, et kõik teised on saanud oma saate jooksul alati ka oma arvamusega toetada. Kristi, kuidas sul on läinud pärast seda kõike? No, olen ikka vapralt vastu pidanud ja paranen vaikselt, et eks see võtab kõik veel aega, aga kõik on hästi, kõik on positiivne, et midagi ebameeldivat ei ole. Ja kuidas enda saade meeldis? Saade meeldis... ma mõtlesin, et kes olid kõik seal saate juures, kes selle saate kokku panid, et mulle meeldis, et seal jäeti igasuguseid selliseid ütlemisi sisse, et ei olnud kuiv saade ja super hästi oli kokku pandud, et väga nerveerisin ise ka kuigi. No minu meelest, mulle meeldis, et kes selle saate kokku panid, et väga hästi oli tehtud minu meelest. Kui raske oli vaadata enda saadet ja mis tunnetega vaatad teiste saateid? Ma olen kõikidele saadetele kaasa elanud, absoluutselt kõikidele ja no ikka samad tunded, et kõik, kes sinna saatesse läksid, ikka kõigil olid omad probleemid ja mõelgu need teised mis tahes, et kindlasti see aitas meid. Ega me ei läinud sinna sellepärast, et et nüüd virsikust tähevilja ei tee, see on selge ja me oleme ikka need samad, kes me oleme. Lihtsalt, et me saime abi ja ma arvan, et kõigil on hea meel selle üle. Ma suu selle viimase väite lükkan küll ümber, et virsikust täheviljaid ja vaadake, millised säravad mul olete. Mul on sellised naeratused siin reaalselt, täitsa uskumatud. Sellised, nagu tähekesed õrre peal mul seal järjest, et minul on teile küll väga hea meel. Ja ma küsiksin võib-olla selle koha pealt ka seda, et kuidas sinu elu on muutunud pärast seda saadet? Alguses tööle läksin siis seal tööalaselt, kes niisama juttu on, üks töökaaslane ütles, et
ma ei tulnudki kohe juurde, vaatasin, et teil on uus töötaja, et ma vaatasin, et ta on nii natuke sinu moodi, et sinu õde tuli pärast rääkima, et ma tulen igaks just küsima, et kas see on sinu õde või ei, sa oled ikka sina. ja niisama on selline väikene üllatus, aga ikka tasapisi lähed ikka endaks tagasi, ega siis ei ole midagi. Monika, mis sina arvad tänasest Kristi saatest, et algus on natukene kurb Mari-Liisi jaoks jah, et tema nüüd on hetkel ootab, kas ta üldse saab seda kõhuplastikat, et noh, eeldame, et ta ikka saab, eks ju. Hoiame pöialt, jah. Et kui palju on olnud endal kokkupuuteid Mari-Liisiga? Mari-Liisiga ma puutusin kokku vaid lõpusaate galal siis koos filmimisel, et enne ma teda ei tundnud. Aga need 2 päeva, mis me siis Padise mõisas koos veetsime, see vähene tutvus näitas teda kui imesooja inimest ja hästi elurõõmsat tütarlast, noort ema, et ma hoian talle 2 käega pöialt, et tal kõik hästi läheks, kui nüüd peale selle saate filmimist. Olgu, aga kallid teise ekraani vaatajad, olge nüüd teiega meiega ja hakkame nüüd siis kaasa elama Mari-Liisi imelisele muutumisele, et jõuda siis selleni, milleni tegelikult juba mõned osalejad siin on jõudnud. Nad on näinud Mari-Liisi sellisena, nagu ta on pärast kõiki neid operatsioone ja raskusi. Vaatame saadet. Nüüd küsiksin siis teiste arvamusi, et kuidas teile on Mari-Liisi muutumine täna meeldinud? Külge. Väga jõhker. see operatsioonid ja need, et mina selliseid asju ei pidanud üle elama, sellepärast ma vaatasin õudusega lausa, et väga tubli ja väga vapper naine. Karm, jah. Ma vaatan, et ma ütlen ka kõikidele teise ekraani vaatajatele, et ma usun, et olete algusest peale, kes on just liitunud, siis see siin ei ole missivõistlus, aga see siin on meie muutujate paraad, et vaadake, milline ilu, nagu üks tark mees kunagi ütles siin mõned minutid tagasi, et terve ekraan on ilu täis ja kõik need kaunid naised siin laua taga on imelise muutumise ja kõik need katsumused läbi teinud inimesed ja au teie kõikidega siin koos olla. Kristi Raudsepp ka, meie 6. saatejuhi kandidaat siis täna. Et küsiksin nüüd võib-olla Mari-Liisi kohta siis seda, et Mari-Liis hetkel sai oma operatsioonid kätte, aga see operatsioonidele minek oli alguses natuke raskendatud ja kohati ka ohtlik, et kui teil oleks antud või kas teil oli mõne operatsiooniga sellist juhust, kus teile öeldi, et me võime seda teha, aga on mingid riskid? Minul jäi, vaat seal saates jäi nagu need rinnaappu ära, kuna mul ei olnud seda mammograafiat tehtud, vaat siis oli ka niisugune oht, et kas on korras kõik, ei ole, aga eks hästi, kõik oli korras. Kas tuli kellelgi teisel mingid takistusi ette või jäi midagi saamata, mida te tegelikult oleksite tahtnud? Minul oli see lükati ka lihtsalt edasi, silmavaadid okkuna, mul oli see põiskopa põletud. Aga muidugi mida me ei saanud ja vist mitte ainult mina, vaid veel mõned muutujad, et silma laseroperatsiooni me ei saanudki, kuna meie silmad lihtsalt ei oleks seda kannatanud. Et see, ma arvan, et see minu puhul on samamoodi, et selle, ka see oli see meie unistus. Aga mis te arvate, kui arstid nii otsustavad, et kas oli nagu pigem pettumus, et te seda ei saanud või te mõistate ise ka, et siin taga on riskid? Siin on riskid, sest arst ikkagi teab, mida tehakse, sest minu puhul oli täpselt samamoodi, et mul oli nagu alati on nagu nahk ei ole eriti korras ja tänu sellele ka, et nad teadsid, et kui läheb plaastri alla, et siis läheb hullemaks. Et selles ma usaldasin nagu arste, kui nad ütlesid ikka ei, see on ei ja nad tegid tegelikult oma tööd väga hästi. Ma olen tegelikult väga tänulik neile. Ja samas on nagu, ma vaatan seda Mari-Liisi, siis tema puhul on küll, et ta nagu on väga palju nagu ülejäänud, nagu ka meie üks saateosaline, kes oli teises saates Rene, kes oli täpselt samamoodi, et temal oli ka nagu see suur kõhunaha eemaldamine, et ta on nagu sellest välja tulnud ja ma arvan, et Mari-Liis tuleb ka sellest välja, aga lihtsalt see, mida nagu läbi elada, see on nagu väga raske. Sest ega meiegi nagu siin, et kõik nagu arvavad, et said nüüd ilusa välimusega, see on tegelikult raske endale,
kui sa näiteks vaatad peeglisse ja sul on nagu midagi teistmoodi tehtud, et see on väga raske nagu ette kujutada, et mis miimika mulle sobib või et vaata, vanasti tead, millise välja nägid, nüüd sa oled hoopis teistsugune, sa pead nagu nii palju harjutama seda, et see on nagu ka psühholoogiliselt väga raske, aga see enesekindlus, mis on nagu tulnud, et see on kohe positiivne ja inimesed märkavad seda, et minu jaoks on see saade mitte see, et ma nägin sind televiisorist ja põhiline ongi see, et issand, sa täna nii rõõmsal on, nii särav on ja et see on nagu hästi palju nagu juurde andnud. Ja ma arvan, et Mari-Liis on täpselt samamoodi, et ta jätkab ja ta saavutab oma tulemuse. Aga naeratusest rääkides, siis ma panen ka tähele, et te kõik naeratate, te olete kõik nii rõõmsad, et seda on nii hea vaadata ja kõikidel on ilusad kuidas need olid nagu pärlid reas, eks ju, pärlikärvid. Aga mul oli Jannele siin üks küsimus kohe, et Janne oli meil esimene muutuja, esimeses saates nii vapralt siin üksinda käis, pani küsimustele vastu, nii et sedamoodi. Aga Janne oli minu arust ka üks nendest, kes sai, vähemasti mulle tundub, et ma ei ole väga palju kommentaare lugenud, aga Janne sai alguses päris palju peksa sellepärast, et sa olid ilus tüdruk, et sa oled nii ilus tüdruk, et miks sa sinna muutumisse üldse läksid, et tuli seda vitsa siit ühelt ja teiselt poolt, et kuidas sa hakkama oled saanud ja mis põnevat sa oled enda kohta lugenud ka? Ega siiamaanigi saan, et issand jumal, miks sa ronisid sinna, et samas ma sain nagu rääkida ka oma tädiga ja täditütrega, keda pole ammu näinud, tervitan. Et nende ütles ka, et miks sa läksid, aga teisest küljest on see, et ma olen nagu hästi suure, kuidas ma ütlen, ka saatesse mineku ajal ütlesin, et ma olen nagu pool teed juba läbinud, et endale nagu seda enesekindlust tõestanud, et ma olen ikka ilus ja kena ja ma pean olema selline, et julge ja et selle ma olen nagu läbinud, on ja et nüüd on nagu see, et mis ma millega nüüd rahul ei ole. Nüüd ma olen nagu kõik selle saanud, on ja ma olen enesekindel, ma suhtlen palju, mul on töö selline ja ma tõesti tänuväärt tööd tehti ja ma olen rahul, mis muga tehti. Sellepärast oligi, et pool tööd on läbi, nüüd sain pool tööd veel, nüüd on kõik. Et ma olen väga rahul. Kas sa oskad välja tuua mõnda sellist väga ägedat kommentaari enda kohta, ka siis väga positiivset või väga negatiivset, mis sulle meelde on jäänud ja on ka mõni kommentaar, mille peale nagu endal väike pisar tuleb silmast välja? Ei no, väga ilus, mõni nagu, kes tõesti on tõesti näiteks mitme lapse ema ja tõesti tunneb, et ta on nagu jäänud unarusse ja ta tahaks nagu sellest välja rabeleda, aga ta ei saanud näiteks siin osaleda või et nendest nagu kahjuks nad ikka elavad kaasa, et jah, oli ilus muutumine, näed, näha on, et sa oled enesekindlam, sa oled ilusam, sa oskad seda hoida, et see on nagu nii armas. Teist küljest mõned on tõesti jah, et kommenteerivad, et miks ta läks, et oleks võinud selle raha annetada kellegile teisele ja et sellised asjad, et tegelikult oli väga suur risk ju tegelikult siia üldse saada, et siia ju ei saanud kõik ja seda nagu nämmutada kõigile ette ka nagu ei tahaks kogu aeg, et tegelikult on ju seda nii palju räägitud, et me lihtsalt jäime sõelale ja tegelikult on hästi vahva see, et me oleme hästi erinevad. Et ei ole nagu võetud, et kõik on nagu ühe vitsaga löödud, et siin on igalühel on oma probleem välja toodud. Et samas ma tean, et see Mari-Liisele on see vajalik ja see on nagu jällegi hoopis midagi teist, et igas ühes on midagi nagu, see on nagu nii lahe. Mina olen ka sellega nõus, et tegelikult on see hästi lahe, et väga erinäoline. Eks siin on ikka kindlasti ka see, et arstidel oleks erinevaid asju teha, eks see oleks ka saate põnevaks tegemiseks, et siin on nagu oma argumendid, eks ju. Aga rääkides nüüd võib-olla omavahel, et kuidas Meelike pärast sinul on läinud pärast saadet? Päris kenasti. Mis see ikka? Kas hambaid on tulnud juba ümbrikuga hambandile ka saata? Ei ole. Täitsa rahul, täitsa korras on kõik. Mul igaühega teiega on oma kogemused ja oma asjad, mis mul on meelde jäänud nagu saatest, mis sellised kihvtid lõigud olid. Aga Janne, ma vaatan, et ma olen näinud juba sinust ilusaid bikiinipilte, et nüüd on püst on kohe ilusti demonstreeritud. Ma ei pea enam panema mingit push-up'i, ma võin tavalise bikiini panna, et see on nagu üliäge, et ma nagu katsetan erinevaid disaine, ei oska ju, aga siis võtad proovid, et väga vinge. Nii, kas kõikidel on juba uued bikiinid katsetatud? Kuhu uus partii ilusti sisse läheb, on jah? No nii, aga kallid teise ekraani vaatajad, vaatame nüüd siis Mari-Liisi imelise muutumise lõpuni ja vaatame, kuidas muutus kauniks, kenaks ja enesekindlaks meie 12. muutuja. Tere tulemast kõik kallid teise ekraani vaatajad. Ma peaks ütlema tere tulemast tagasi, sest ma tean, et olete kõik meid jälginud terve tänase saate ja kõikide nende kaunite naiste väljaütlemistele ja tagantjärgi muljetamistele kaasa elanud.
Siinkohal mina, kes ma olen 12 saadet, seda saadet nüüd teinud, võin niimoodi öelda, et tore on olnud teiega kõike seda vaadata ja tore on olnud teie muutumistele kaasa elada. Ja nüüd, kui meil on selline ainulaadne võimalus, mida ma pean tunnistama saate alguses, kui me alustasime sellega, ma ei uskunud 2 asja. Esiteks ma ei uskunud seda, et kõikidel on võimalus siia tulla. Ehk et see protsent oli ju väga väike, kes ei saanud tulla, eks ju. Et oli siis ju 2 inimest, nagu me rääkisime, kellest üks täna parandas apsaka ära ka veel, on ja selle väikse möödalaskmise, aga Kristi, me oleme sulle täitsa andeks andnud, sa olid haige, on ju, et see ei ole midagi halba, et see oli lihtsalt niisama mainitud. Ja teine asi, mis hästi paneb imestama, on see, et te kõik siin tagasi olete. Ja meil on ainulaadne võimalus nüüd tagantjärgi neid muljeid kuulata, et nüüd ma siis võtaks teid kõik siin järjest ette ükshaaval ja võib-olla natuke üldiselt räägiks sellest saatest, et te kõik saite muutused, te kõik saite enda jaoks korda midagi väga erilist. Et võib-olla teeme siit ühe väikse sellise ringi, et kõigepealt selline küsimus, mis mind huvitab, et kas teil on kõik asjad nagu lõpuni ära paranenud või on midagi, mis veel paraneb või mis veel oma kuju nagu lõplikku saab. Ma tean, et paljude protseduurid olid sellised pikema ajalised, kus lõppefekt on näha hiljem. Meelike. Minul on kõik korras. Sinul on kõik korras. Meelike on oma lõpp-pildis, lõppvaatuses ja ma näen, et Meelik on meil värviline. See on väga imeline, kuidas ma näen, kuidas silmatorkavalt, armsalt, kevadiselt roheline. Janne? Mis minul tehti, mul on nagu ninaoperatsioonist on ka nagu suhteliselt vähe nagu möödas veel, et see nagu paraneb aasta kuni 2. Et selles suhtes, et veel on niisugune veel turses, et see on nagu, mis paljudel ka ette jääb, et miks sa tegid, on ju, et sul oli ilus nina. Et aga see oli jällegi nagu arstide väljakutse teha suuremast nina väiksem. Aga teisest küljest, et ka kõrvaoperatsioon, et okei, hetkel siin üks pool on peidus, aga teine, et väga hästi tehti, aga nad ikka veel nagu paranevad ja et tundlikkus nagu juba hakkab taastuma, nagu, et need närvid ja need, et aga rinnaoperatsiooni puhul on kõik on nagu korras, armid ilusti taastunud, kõike arstide nimekirja järgi sai nagu kõik täidetud, et selles suhtes on minuga on nagu ka. Et ainult kõrvad nagu on veel jäänud, mis on nagu veel, aga muidu on ka. Kas nad teevad kuidagi valu või segavad tavalist elurütmi ka? Ei, nad ei sega, aga lihtsalt sügelevad, hullud sügelevad. Et siis vahest ongi see, et sa ei saa sügada nii, lihtsalt ei saa, et aga see on hea, et tundlikkus nagu taastub, et see nagu tunned juba midagi. Aga jah, et sügad pidevalt, et aga see on mööduv jahtus, et see ei sega elamist. Monika, 1. Ja, minul tehti päris palju asju ja osad asjad alles saavutavad oma seda nii-öelda õiget vormi. Et näoringlõikusega siis taastub alles kõik. Et see pool nagu tundlikkus enam-vähem kõik juba tagasi saanud. See pool siis natukene võtab kauem aega, et nüüd ma juba magan ka ühe ja teise külje peal, et varem ma magasin ainult selilisi ja ütleme üks paar nädalat tagasi veel. Et tavalist elurütmi see loomulikult ei sega. Muidugi, mis veel tunde annab, on see kõhuplastika, et vahepeal ikkagi kõht nagu sikutab ja tõmbab toonusesse, et see võtab ka natukene kauem aega, et ikkagi rohkem kui 6 kuud, et aasta ikka kindlasti, et aga järjest läheb kõik, järjest paremuse poole. Aga see ei sega nagu, ütleme, oma toimetusi tegemisi, et see... Aga armid ja sellised muu on paranemas? Jaa, et eks minul oli ka see asi, et mul organism nagu kippus niite ülgama, et eks võib-olla minul võtab ka selle pärast kauem aega see paranemine. Et mul jah, tekkisid väiksed siuksed komplikatsioonid, aga see on minu enda organismist nagu tingitud. Et võib-olla siis ka, et ei, aga armid on ilusti kõik, ütleme, kõhuarm on ka, et küljed on heledamaks näitsid altpoolt natukene, meil on siuke lillakar nüüd, et aga see kõik läheb aja möödudes tõmbab tagasi, nii et kõik vajab ainult aega ja aega mul on. Et järgin arstide ettekirjutusi endiselt ja enesetunne on hea, nii et super. Liinaga kohe küsin ära, et kas juba saab abikaasa tissiga katsuda, meil oli see väga suur teema siin, kohe, see on võlg, kõik vaatavad, tahavad seda juba teada. Saab küll. Nii, korras, see on korras, nii, muud asjad. Kõik on ilusti, haavad on ilusasti ära paranenud, natukene on kõhu pealt siit haavas, niisugune turses, aga see on täitsa loomulik, et muidu üldiselt on kõik okei nüüd. Vahepeal oli rinna või peal, et niisugune nagu pinnud oleksid sees, aga
nüüd on see ka üle läinud, et ei ole enam probleeme. Ja siinkohal ma tervitan Aimurit, oli Aimur? Jah. Et siinkohal tervitame Aimurit, et Aimur ka nii vapralt meil eelmine kord oli siin kaasas ja kurtis, aga nüüd on kõik mured juba otsas, jah? Aeg parandab kõik haavad. Nii, ja Monika 2. On ju Monika 2? Mul on siin täna 2 Monikat, et ma natukene, aga ma olen hakkama saanud, ma arvan, jah? Minul on kõrvaotsad veidi tundetud. Aga kui ma veel paar nädalat tagasi magama minnes pidin kõrvu sättima, et ma jumala pärast neid 2 korra ei keera või sest ma ei tundnud kõrvaotsasid, siis nüüd on nad nii palju taastunud, et ma võin vabalt külge keerata ilma, et ma peaksin neid kõrvu kohendama ja mind ei ole ükski tehtud operatsioon ehk minu elu ei ole seganud. Ma läksin ka hästi ruttu tööle, et see oli profide poolt tehtud ja taastusid hästi kiiresti. Ja Kristi? No minul nüüd otseselt, mis nagu näha on võib-olla silmades, et silma üla- ja alalaud olid ikka päris turses ja need siis opereeriti ka eri aegadel, mitte korraga ja paranemine võttis päris pikka aega ja praegugi käin veel kontrollis, nii et kliinik on väga lahkesti, ühesõnaga võtab meid vastu ja vaatab meid veel, nii et me oleme ikka järelevalve all. Ja aga samamoodi olen kõigega väga rahul, kõik ilusti paraneb, elu ei sega midagi, kõik on supereluks, hästi. Kuidas on praegusel hetkel seis selle kuperroosaga? Et ma mäletan, et see oli probleem, et isegi käisin koos. Ja kuperroosaga on probleem ja neid protseduure saan edasi, et lähen sügise poole võib-olla veel korra. Et see oli ka vist selline pikemaajalisem? Pikemaajalisem, jah. Miks ikka, see võtab aega. Siis teine küsimus, mis väga nagu huvitab, on see, ütleme, operatsioonide järgne ja nüüd see stilistika ja see moe pool, et kas teile meenub midagi just nendest stilisti päevadest või kas või Sheina ütlemistest, mis teid nagu siiamaani kummitab ja naerma ajab, et Sheinal oli see saade ka hea välja, et ei pea olema suur nagu telklaager, et Sheinal tuleb seda kulda nagu tead kullapoest, eks ju. Et mis teie kõige rohkem õppisite, kas Sheinalt või siis oma stilistidelt, kellega te parasjagu käisite? Ja seda Sheinalt ikka vaatasin, et tal on nagu väga hea anne ikka naisterahvaid riidesse panna, et ta väga hästi valis neid aksessuaare ja riiete kõrvale ja väga ilus oli see kõik, mis ta tegi ja kõik nagu rõõmsa meele ja huumoriga, et väga tore oli seda vaadata. Võib-olla mis ise nagu poes ei panegi selga, on ju tema sobitab kokku, et see on nagu, et mina olin ka nagu Sheinaga väga rahul, tervitan muidugi, et ta nagu kui minule ütles, kus on ikka 2 meetrit jalgu, on ju, kui sa peidad neid, on ju, et see oli ka nagu enda jaoks, et vau, et mina küll sain väga palju õpetussõnu sealt kaasa, et tänud talle. Kas Sheina tegi teile ka mõne sellise mõnusa komplimendi, mida te nagu mäletate tagant järgi? No, 2 meetrit jalgu või ka üks mees, kes on näinud väga palju naisi, ütleb, siis see on vist väga hästi. Ja ma arvan küll, et omaette andis nagu hästi palju nagu juurde, et okei, järelikult mul on midagi ja see jälle andis nagu enesekindlust juurde, et ei, väga vahva päev oli üldse, et need stilisti üldse, kui me nagu need lõpusaated ja lõpugaalasid olid, eks me ikka nägime neid, kuidas keegi nagu riides oli ja kuidas kellegi stiil oli, et hästi huvitavaid inimesi oli koos. Et see oli nagu minu jaoks küll jällegi vahva, et kõigil mingid omad asjad kaasa ja siis nad panid jälle seal omamoodi kokku, et Jannet vaadates, Janne on praegu ka selline värviline, roheline bluus ja roosilised, lillelised. Ma tegelikult sellega ma bluusi panigi sellepärast selge, et mul õde isänast hästi kaugel on ja ma hullult igatsen teda ja mul ema käis teda vaatamas ja siis ta tõi mulle bluusi ja ma tervitan teda sellega, ta elab tegelikult väga palju kaaselas nagu kõikidele selle saadetele, et ta ise on ka midagi läbi teinud ja siis ta ütleski, et ta teab, mida ta tunneb, mida me üldse kõik nagu tunneme siin, et siis palus kõiki tervitada. Nii et tervitused tulevad Bulgaariast. et jah, et nagu ka nagu hästi palju nagu suhtlesime temaga ja siis ta ütles ka, et väga vinge nagu Eesti kohta selline saade teha, et väga lahedad.
aga rääkides just sellest saatest, et ma tegelikult üks hommiku juhtusin kuulma Sky Plussist hommikuprogrammi. Ma olen sundolukorras seda kuulama, sest ma autoraadio muud ei mängi. Aga ma kuulsin Alari Kivisaart ütlevat väljendit, et vaadake põnevusega neid viimaseid Imelise muutumise saateid, sellepärast et rohkem seda saadet ei tule. Kuna selle saate eelarve oli nii suur ja see oli ikkagi väga-väga-väga kallis saade, et kas teie olete siis need õnnelikud 12 tegelikult, kes selle valiku said? Me muidugi ei tea, kas seda saadet tuleb või ei tule, eks on üks väljaöeldis, mis on tulnud ühest hommikuprogrammist, eks ju, Alari Kivisaarelt. Küll aga eeldusel, et seda ei tulegi ja teie olete need õnnelikud, kes selle muutumise siis saite, et mida te soovitaksite inimesele, kes nagu väga lootsid võib-olla järgmisele hooajale? Monika, on mõni mõte? Ja Monika üks. Et mida soovitada, et kui seda saadet tõesti ei tule, et muidugi väga kurb, et minul andis see saade väga palju juurde, nii kui kõik räägime siin, et enesekindlust ja tõesti, et kui ma ei väsi seda kordamast, kui ma hommikul üles tõusen ja ma peeglisse vaatan, et siis tõesti ma armastan seda peegelpilti, mis mul sealt vastu vaatab. Et varemalt oli niimoodi, ikkagi vaatasid ja nägu naerule ei läinud, eks, et mis neile soovitada, kui nüüd ei tule seda saadet, ma ei teagi, mul on pea tühi, kurb. Kurb on jah. Kurb on hästi kurb, sellepärast, et just ma mõtlen seda, et eriti just ülekaalulistel inimestel, et kes siis okei, ma võtsin ka ise trenniga alla ja ma võtan veel trenniga alla, et kui see kehakaal kukubki, et ja see nahk rippuma jääb, et siis seal ei aita ei massöörid, seal ei aita ükski imekreem, see nahk jääb sul rippuma, seal aitab ainult plastiline kirurgia. Olete te üldse teadlikud, kui palju selline kõhuplastik nagu maksab? Pean tunnistama, et mina ei tea. Ma olen ju vahenud. Üle 3000 euro. Üle 3000 euro. Ja see kõiguvad, need hinnad kõiguvad olenevad kliinikust. Et see on ka rohkem, on ka kaiemad. Et peab ütlema, et 3400. 1700 hulgas 12 hulka saada, see on ikka täielik lotovõit. Jah, ma tegelikult mõtlengi seda, et inimesed, kes tegelikult on kommenteerinud ja halvustanud, et neil ei olnud seda vaja, kui ikkagi arstide konsiilium, keda on tegelikult ju palju professionaale, valib välja 12 inimest, et nendel on võimalik anda, neil on seda vaja, siis ma arvan, et kõik peaksid sellest aru saama, et nendel inimestel oli seda muutust vaja ühel või teisel põhjusel. Ja samamoodi oleksid võinud ka nemad täita ankeeti ära, nii et ka proovid, kes ei proovi, see ei saagi teada. Ja mina ütlesin kohe, et mina proovin, kui saab, ei saa, pole midagi teha. Et alati tuleb riskida, proovi, et miks mitte. Et see võib olla sinu võimalus. Et äkki selle saatega või selle sama nagu vaata valimistega tihtipeale on, et inimesed kõik ütlevad, vale valik ja valed inimesed on võimul, aga keegi ise valimas ei käi. Äkki meie kritiseerijate seas on ka inimesi, kes pole üldse kandideerinud. Ja ongi. Väga paljud ütlesid, et millal see kandideerimine oli, et nad ei ole midagi kuulnud sellest. Reklaamid ju jooksid päris terve eelmise suve jooksid. Mina nägin ühe korra ja ma täitsin öösel. Meie saates muideks on olnud ju väga imelisi juhtumisi, et nagu te olete ka näinud ja kes vähemasti teist ekraani on vaatanud, meil on siin ju väga ka välja tulnud, et on inimesi, kes on ise täitnud, on inimesi, kellel on ära täidetud, kellel on täitnud sõbrad, sugulased, tütred, et meil on siin igasuguseid põnevaid ja armsaid lugusid tegelikult olnud. Monika, olid see sina, kes oma terve suguvõsa konsiiliumiga siin oli ema ja kõik nii, see oli ka hästi armas lugu. Aga ma loeks teile vahepeal paar armsat kommentaari. Et meil on kirjutanud Marku ja Marku kirjutab tere naised, tšau naised, te olete kõik väga kenad. Aitäh. Nii, et Marku pani silma peale. Kas meil muidu vabasid naisi ka siin pundis on? On. Marku, kui sa praegu näed, siis ainult Meelike on meil vaba, et teistelt see silma peal pead ära võtma. Nii, Meelike? Ma tahtsingi seda öelda, et minu saatest jäi inimestele selline arvamus, et ma olen nüüd oma eks-abikaasad koos ja kõik kogu aeg rääkisid sellest, et te olete nüüd jälle õnnelik noor paar, eks ole, et tegelikult see ei ole nii, ma olen jätkuvalt üksik. Et see oli nagu üks vale arvamus. Ma pean tunnistama, et tegelikult sellest saatest jäi selline hea mulje küll teie läbisaamine ju tegelikult on väga hea. Aga see on ka kõik, lihtsalt sõbrad.
see on muideks üks teine hea asi, mida me saadete juures panime tähele ja me ka rääkisime teiste inimestega, et paljudel paranesid suhted just oma eks-abikaasadega, eks-meestega, naistega, et see on nagu ka väga... Aga millest selline nähe, et see saade inimesi lähendab? Eks ma arvan, et minu puhul oli see, et ikkagi olles olnud abielus 20 aastat ja paratamatult kuigi me elud läksid lahku, oleme ju koos läbi elanud nii palju. Ja ma arvan, et seda oli ka eksil siis põnev vaadata, et kuidas uueks inimeseks voolitakse tema endine naine ja kui see tulemus oli ikkagi ju väga rabavalt hea. Mina arvan niimoodi, siis ma arvan, et eksil oli ka hea meel, et ta elas väga, väga kaasa seda. Mul on hea meel, et me taas suhtlema hakkasime. Meil oli aasta otsa oli täielikku pausi, kus me nagu ühtegi sõna ei rääkinud, siis ma tegelikult igatsesin seda telefonikõnet. Tõesti imeline saade, imelised muutumised ja imelised ühendused tegelikult, mis uuesti tulevad, et me ei räägi ainult vanade sildade taastamisest, vaid ka uute loomisest, et siin on ka väga palju selliseid uusi. Aga Marku teadmiseks siis jah, et Meelike on ainuke, kes on veel meil siin vabal turul. Nii, meil on vaba turumajandus, on ju, ei ole karmi režiimi. Nii, mõned kommentaarid teile. Kaarel tegelikult alustuseks küsib, kelle muutus oli teie arvates kõige suurem? On kellegil mingi selline, et ma nüüd konkreetselt ei nimeta, aga meenub kohe keegi, keda tahaks nagu esile tuua, välja tuua? Tegelikult kõigi muutused. Esimene oli Janne, eks ole, ja tema oli ju ka ikkagi kohe teistmoodi. Ja samas oli ka Rene näiteks, et tema nagu mees selline osaleja, et ma arvan, et temal oli nagu see, oli täpselt samamoodi nagu see Mari-Liisilgi, et need kaks sellist minu arust kõige suuremat. Jah, raskuse poolest just, et väga palju nõudis ka vaprust ja julgust ja Mari-Liisi juurde veel tagasi tulles siis väga vapper noor naine, tal oli ka terviseprobleem, et ta võttis selle tee ette ja tal oleks tulnud peale, kui ta ei oleks seda teed ette võtnud, oleks tulnud veel haigusi nagu see diabeet, mis teda võis ohustada ja väga tubli noor naine ja väga tubli ema, nii et raskus annas vaimus edasi. Mari-Liisist seal tegelikult rääkides, et kaks asja, mis mul oli enne välja toomata, mida ma tahtsin siiski nagu esile tuua, et Mari-Liisil on ema oli medõde, kes siis samas pidi seda kogu aeg nagu kõike lähedalt pealt vaatama ja nagu näha oli ka ema väga, tihtipeale tundus ema närvilisem või nagu rohkem sellises pinges olevat tegelikult, kui oli tema ise. Et on ka teil selliseid paralleele tõmmata oma vanematega, kes teile kaasa elas? Osutades ma alguses ei rääkinudki. Aga siis, kui ma hakkasin Tartu vahet käima hambarstil, siis mul isa ütleb, et ei tea, mis sa seal Tartus käid, kas sul on armukene seal või? Ma ütlesin, et jaa, mees teab, et mul on armuke seal. Ja siis ma pidin välja ütlema. Ma muidu mõtlesin, et ma ei ütle üldse enne, kui siis, kui tuleb see saade eetrisse, et siis seda paanikat, mis nende poolt tuleb. Aga kokkuvõttes peaks ütlema, et ei olnudki seda paanikat. Paanika oli siis, kui mul see maaoperatsioon oli. Et jah, kõik läks hästi nende poolt, et algul ütlesid küll, et rumal oled, loll oled. Aga ei, pärast oli positiivne kõik. Aga tegelikult sellist aega oli ju teil kõigil, kui te olite operatsioonisaalis, teie lähedased ei teadnud täpselt, et mis teiega on juhtunud, kuidas operatsioon on läinud, kas kõik on hästi läinud, et kuidas lähedased nagu seda aega võtsid? Oi jaa, paanika. Meil oli paanika. Meil võeti telefon ära, arvuti võeti ära, nii et me olime üle 12 tunni olime maa all. Ja mees siis järgmine päev, kui hommikul tuli, see oli mulle üllatus, et ta tuli sinna. Ja siis öeldi, et ütles mulle, et tead, esimene asi, mis mu reaktsioon oli, väljast maja, mitte midagi, jumala räämas. Mitte ühtegi silti ei ole, silt on ainult matusebüroo. Ei tea, telefoni vastu ei võeta, mitte midagi ei ole, kas nüüd organid viidi kõik minema ja matusebüroosse viidi ülejäänud.
see oli esimene reaktsioon ja teate, ausalt öeldes tõesti tuli ikka täielik paanika oli lahti, et noh, et oleks võinud vähemalt sedagi, et noh, et öelda, et järgmine päev saad alles ühendust võtta. Aga see oli ikka piin neile. Aga netis oli Kristinas kliiniku number, mu mees helistas otse. Jah, aga noh. Kuna minu telefon ei vastanud. Jah, aga minu mees oli ikka, see oli nii paanikas. Aga mingi hetk lõpuks siis just Eve oli ikkagi helistanud, et pidi veel päev otsa ootama Tallinnas, et saada, et noh, seda osa teha, et noh, kui ma üles ärkan ja siis lõpuks öeldakse, et oi, et Liina magab, et tule homme uuesti, nii kui me elaksime siin samas lähedal. Ja müts maha tuli. Nii et saate protsess ja kogu see tegemine pakkus ka, ütleme, sellist närvikõdi ja natuke pinget ikka ka lähedastele. Peaks ütlema jah, et ikka mõni oleks võib-olla, ma ei tea, ammu juba pikalt, aga ta oli ikka niisugune vastupidamine selles suhtes. Ja siis kui lõpuks läbi see, oh jumal tänatud, nüüd see aeg on läbi, nüüd saab rahulikult. Aga minul on kohe Kulderile siit öelda, aga Kulder ütles siin sama stuudios meile välja, et ikkagi oli hea, et ära muudeti. Ma ju Kulderiga diskuteerisin siin sellel rinnateemal eelmine kord. Aga selle peale tegelikult Kulder oli Janne mees, eks ju. Ma ajasin praegu sassi. Te nõuate meilt hästi palju, mul on siin praegu hästi palju naisi, hästi palju mehi. Kulder on Janne mees, Aimur on Liina mees. Mina mõtlesingi, et huvitavad, kes see Kulder. Mina siis noogutan ja kes see Kulder on. Aga Kulder, miks mul tegelikult see Kulderi nimi oli keele peal, oli sellepärast, et Kulder kommenteeris meie saadet ja Kulder on kirjutanud: vaprad naised, midagi pole öelda, edu teile kõigile ja meeldan, et tegu on siis Janne Kulderiga. Nii, aitäh Kulder. Ja Kulderi suhtes mul on võib-olla selline kommentaar, et kuna oli esimene saade ja me ei olnud päris kindlad, kuidas me seda saadet peaksime tegema, siis mul on hästi kahju, Kulder, et me siis veel ei teadnud, et Janne oleks võinud kedagi kaasa võtta. Sest et kuigi päris paljudel muutujatel siin oli hästi palju lähedaste tuge ja oli hästi palju lähedaste armastust ja külastamist ja vaatamist, siis minule Kulder jäi kuidagi hästi eriliselt silma, kui hästi palju oli teil seda, kuidas ta käis kaasas ja kogu aeg muretses ja lapsi vaatas ja et selles suhtes Kulder väga tubli ja ära nüüd üldse paanda, et ma vahepeal see Liinale maha partan. Nii, ja tuleb kommentaar Liisilt. Nii tore, et on tehtud saade, kus inimesed saavad endale uue välimuse ja leiavad ka uusi sõpru. Selle peale kohe küsiks, kas ja kui palju olete leidnud endale uusi sõpru? Palju. Me kõik oleme siin. Me isegi käisime jooksmas koos. Jaa, ma jooksul käisin. Ikka teeme asju koos. Me üritame nüüd seda liini ajada nagu, et suvi on ju veel ees. Me oleme koos tundnud seda sama valu. Samas jaganud rõõmupisaraid, et see on side, mis püsib ilmselt väga kaua. Jah, ma mõtlen ise ka, et tegelikult üks asi on ka see sama, ikka nii paljus mõttes vist samas paadis tegelikult, et ühised sõbrad, ühised vaenlased. Olgu. Nüüd paar kommentaari Mari-Liisile. Julia on kommenteerinud: kaunis naine, super, mida ilukirurgid teha suudavad. Gregori on öelnud Mari-Liisi kohta, et on väga ilus ja Piret ütleb, mulle meeldis Mari-Liisi riietus. Mari-Liisi kohta lõpetuseks võib-olla see, et küsiksin hoopiski seda, et mis teie arvate, kuhu Mari-Liis võiks veel jõuda? Et Mari-Liis võttis ju meeletult alla, aga ma arvan, et tema see, ütleme niinimetatud lõpp-punkt ei ole veel käes. Et Mari-Liisil on ju tegelikult veel, et mis ta edasi peaks tegema? Kui ta on juba ise nagu ta ütleski, et ta on saanud väga palju enesekindlust juurde ja ta tunneb enda kehas juba ennast väga hästi, et seda kergem on tegelikult seda alustatud teed jätkata. Et sul ei ole seda pidevat stressi ja hirmu, nagu ta ütles, et noorest peast ta võttis rohkem isiklikult seda, kui inimesed sosistasid, siis nüüd ta suutis sellest juba üle olla ja seda kergem on tegelikult jätkata seda kaalulangust ja olla õnnelik noor naine, nagu ta tegelikult oligi juba.
kuigi Mari-Liisi täna siin ei ole, et ma ei saa Mari-Liisi käest otse küsida, aga Mari-Liisi juures ma isegi käisin, vaatasin ükskord külmkappi, et täitsa tühi oli. Nii et Mari-Liis tegelikult võttis ka seda oma väljakutset, no see on minupoolne tagasiside siit otse tegelikult ka väga tõsiselt. Ja Mari-Liis ütles ka sellise lause, et ma ei ole kõike seda teinud ja kõike seda teed läbi käinud, et nüüd kõigele käega lüüa, et kõik, mis ma olen teinud, oli asja eest ja ma kavatsen seda teed jätkata. Nii et ma arvan, et te kõik mõtlete samamoodi, et kõik, mis on tehtud, et nüüd seda hoida. Kas teilt on ka mingid erilised asjad, mida te peate tegema või erilised pingutused, mida see teilt nõuab, et hoida? Et on mingi asi, mis võib kohe nagu, nii kui rihmalõdvaks lasete, et siis kohe läheb ära? Minu puhul näiteks on, ma pean ikkagi trennis käin ja söömist jälgima, sellepärast, et kui söömise käest ära laseks, siis läheb siis tuleb jälle ilmselt. Ega siis aju ju mäletab, kus midagi rippus ja kus oli üleliigselt, eks ju. Et ikkagi lihtsalt tuleb jälgida. Iseendaga natuke vaevane. Nii, teised neiud, teil ka midagi hingel. Mida peate nüüd endale siit ikka meelde tuletama aeg-ajalt, et kus on mingisugune punane hüüumärk, et ei tohi või et passi peale? Mul seda passi peale ei ole, aga kui ma enne olin ka samamoodi selline retuusi ja teksapüksi kandja ja meikisin, peaaegu ei meikinudki, siis nüüd lugedes neid Delfi kommentaare, kus mõtleb, et poole aasta pärast või paari kuu pärast on ta samasugune, nagu ta oli, siis ei ole ikka küll. Ma tõestan, et ei ole ikka küll. Sa pead tõestama nagu just, et ei, ma ei saa lörtsida nende arstide ja stilistide kätetööd ja ma teen kõik selleks, et säiliks see, mis mulle anti, see kingitus, mis mulle anti. Rääkides sinu muutumisest, mulle meenub ka eelmisest saatest, oli eelmine saade meil, ma nii värskelt mäletan, et me sinuga siin istusime, et Moonika ütles ka seda, et tal on nii palju tänaval järgi vaadatud, Moonikale nii palju komplimente tehtud, et see on juba ainuüksi väärt kõike seda, et mitte nagu millestki loobuda. No nii, ma otsin teile siit veel ühe kommentaari, ühe küsimuse, mis meil on saadetud, on küsinud Naia. Peeter on kommenteerinud. Väga kaunid naised on täna stuudios ja Liis on kommenteerinud. Elasin kõikidele muutujatele kaasa, väga toredad inimesed. Et olen ka seda tähele pannud, et meie saatesse tulevad kommentaarid on hästi positiivsed. Et inimesed vist negatiivsena on vähe julgemad kommenteerima igasuguseid muid asju, et kõik inimesed, kes siit ikkagi nimedega kommenteerivad, et need kommentaarid võetakse ju otse tegelikult ka koos nimedega kommentaaridelt, et siis nii. Ja üks viimaseid küsimusi, mis mul siin on, et Birgit on küsinud, mis on kõige rohkem teie elus peale saadet muutunud? Mina olen kindlasti rõõmsamaks ja enesekindlamaks muutunud, aga peaasi, et see rõõmsam meelsemaks. Et nagu ma ütlesin, et kui sul ei olnud seda säravalget naeratust, siis su hing ei naernud. Aga nüüd ma saan olla vaba, vahel isegi võib-olla lapsemeelne, siiras ja see annab nagu nii palju powerit juurde. Sõnas mõttes powerit juurde, olla rõõmus. Aga kas on kellegi elus midagi suurt muutunud, uus töö, uus elukaaslane, uus kodu? Kõik on sama. Meelikesel on küll uus kodu. Mina pean kõike teadma. Et Meelike kolis Tartusse. Elan oma kodulinnas. Uus töö? Jaa. No näed siis. Mina tahtsin ka seda öelda, et minu käest nii palju küsivad, mis sa särad. Nagu see oleks midagi halba. Mis sa särad? Miks sul nii hea tuju kogu aeg on? Aga ei ole põhjust nagu, ma ei tea, kuri olla või pahane olla. Et ju siis inimesed märkavad seda, midagi muutunud. Janne ka naeratab kogu aeg. See enesekindlus on nagu tagasi tulnud ja ma räägingi, inimesed märkavad seda, kui tõesti inimesel näiteks ka minu töö juures on see, et ma suhtlen hästi palju erinevate inimestega, kui inimesel on paha tuju, sa lihtsalt lähed ta juurde, lihtsalt naeratad või ütled midagi head, siis ütleb, et kuidas sa nagu suudad või kuidas sa jõuad, on, aga see ongi nagu see asi, et sa jagad seda kõike
ja minu jaoks on ka nagu, et rõõmsameelsus, positiivsus, kõik peab inimeses olema ja see tegelikult toobki selle enesekindluse kõik esile ja veel kord tänud kõikidele, kes kaasa elas, kes toetasid, arstid, stilistid, kõik, kes meiega tegelesid kogu selle aja, see oli nagu fantastiline ja me saime nagu kogemuse võrra rikkamaks. Aga et elus nagu midagi muutunud, ütlengi, et minul on ka hetkel nagu ka täpselt samamoodi, et töö läheb ladusamalt ja võib-olla tõesti see, et enesekindlus on aga jah, et nii toredad tuttavad on lihtsalt juurde tulnud, et kellega aga Janne oskab meil nüüd kindlasti öelda, Janne oli esimeses saates ja ma mäletan täpselt, kuidas me käisime välja klausli, et Janne, et kas nüüd on uus välimus, uued tuuled, uus enesekindlus, et kas müügitulemused on paranenud ka? On. Et eks ma ikka üritan nagu et miks sa lähed kleidi selga, lokid lehvivad ja siis kohe inimesed ka muutuvad, et siis ei ole nagu enam probleemi, nii et jah, mõjub. Uskumatu saade ikka mõjub kõigile. Nii, Kristi on meil natukene vaiksem, aga Kristit aetakse lausa segamini, arvatakse, et on teine inimene, et järelikult on ikka midagi muutunud. Ei, kõik on hästi, kõik on sama ja ka selles mõttes, et täpselt nii, et hommikul peeglisse vaadates on palju kergem tunne ja see on täitsa teinekord mõtled, et midagi on teistmoodi, et see varem, mis sind rõhus, see on kõik kadunud, et hoopis kergem on olla ja no mis siin siis muud öelda, kui ainult nendele kõikidele arstidele suur tänu ja võib-olla kui nüüd üldiselt öelda, siis kõike 3 kliinikut, see Kristinas kliinik, Vita kliinik, Maxilla Amba kliinik, seal mitte ainult suurepärased doktorid, vaid ka kõik töötajad, et olid meie vastu hästi sõbralikud ja tänu sellele meil ka see pinge võib-olla võeti natukene maha ja selle 3 kliiniku kohta võibki öelda ainult, et siiras ja sõbralik hoolivus. Nad olid hingekas. Täiesti selline suhtumine, et see võibki kokku võtta. No nii, ja kui ma siit võtan, ma leidsin siit ühe kommentaari, et tore tõdeda, et ei ole kommentaare ainult meie ilusatele stuudios olevatele naistele. Aga muideks teile ka üks lisakommentaar, et saate Minu imeline muutumine produtsent saatis teile isiklikud tervitused. Ta tervitas kõike seda suurt ja uhket seltskonda, kes meil siin on ja kogu seda ilu, mis lauda vallutab ja ütles, et olete olnud kõik väga vaprad ja tublid ja tervitas teid kõiki. Aitäh! Nii et Raivo Lükimaa poolt teile ka tervitused. Nõnda. Ja siis veel, et mis ma veel tahtsin öelda, et ei ole ainult naiste ilu märgatud, et Madis on kommenteerinud, et teil on täna väga kena kelner stuudios. Et ka meie kelnerit on märgatud. Uskumatu, milline saade. Aga ma arvan, et me olemegi omadega suht mäel tänaseks. Aeg hakkab ka tegelikult juba keskutundi varsti näitama. Mõtlesin lõpetuseks võib-olla sellise asja, et me küll natuke siin ütlesime siin aitäh kellel me väga tänulikud oleme, aga äkki nüüd ütleksime midagi ilusat või midagi, kui teil on ka midagi teistsugust öelda, võib-olla inimesele, ta ei ole inimene, kes võib-olla kõige rohkem on vaeva näinud, aga inimene, kes ühtlasi on selle saate suur hing olnud. Et kelle kohta me siis nüüd tahaks midagi kuulda kah? Eve, jah. Et mis te arvate, kuidas sai saatega hakkama Eve ja kuidas Eve siis suutis teid selle aja jooksul kas siis muuta, julgustada või siis tundma õppida, et mõni üks kommentaar igalt ühed võib-olla ka Eve kohta. Super energia, super inimene, ta motiveeris meid kogu aeg või nagu julgustas ja oli kogu aeg meiega. Hommikust õhtuni ma imestasin, kuidas nad suudavad, et nii pikad kogu aeg nagu olla. Ma ei tea, ma ei oskagi, super inimene. Tuli ju kogu aeg meil kõrval ja ta tuli igast olukorrast välja, isegi siis, kui on auto esiklaas on täiesti must. Ta läks ja puhastas selle ära ja sõitsime edasi, et ta nagu kogu aeg nagu leidis mingeid lahendusi asjadele kiiresti ja ta oli kogu aeg olemas meie jaoks. Et Kaia oli olemas, kes kogu aeg oli nagu kogu aeg, et e-mailid, kõik asjad, kõik kus, mis, mida, et kõik nagu oli nii organiseeritud, et selle koha pealt, et produtsendid ja need, kes kõik saate kokku panid, et see oli nagu... Kõik see tiim oli tegelikult hästi tore.
see üleüldi ja need filmimehed ja kõik, et see oli minu jaoks ka nagu. Seda huumorit oli neil hästi palju, et mis siis, et nad nii kaua nad olid üleval, pidid filmima, mida iganes. See on nagu väga raske, kui nad ikkagi istuvad su kuskil voodi äärel ja terve öö ja jälgivad seda kõike, mida sinuga tehakse, et nüüd sa vaatad seda, muidu vaatasid telekat, saated kõik ja nüüd sa tead, mismoodi tegelikult seda saadet tehakse üldse. Sa vaatad teise pilguga neid asju. Et kui mitu tundi filmimist on selle tunni ajase saate taga. Saate sees ja ega nad ütlesid ka, et ega mis siis on enam, et meil on nüüd ju video olemas, me saame ise operatsioone teha. Õppematerjal on olemas. Nii et lisaks Evele siis ka tervitused kogu võttemeeskonnale, produtsentidele. Priit tuli siin välja, Marko on veel mõni nimi siit koheks. Kristiina, Kalle, kõik. Tarmo, Kaia kindlasti. Et müts maha nende eest, et need niimoodi vastu peavad ja edasi tegutsevad sellise asjaga, et hästi vahva. Kahju tegelikult, see saade läbi sai, peaks ütlema, ma ütlesin seal, enne kui ära läksime sealt lõpukaalad, nii kahju on kohe teist lahku minna, et nii kaua on saanud teiega koostööd siin teha. Inimesed muutuvad omaks. Ei ongi, me oleme nagu teises kodus, et mind võeti ka nii hästi vastu. Sõbralikult täitsa kõik. Ja tahan veel Eve kohta öelda, et ma lugesin neid artikleid, mida avaldati ajakirjades tema kohta ja tal on elus sellised väga õiged põhimõtted või põhitõed ja tõepoolest ta on täiega elu sees ja ta näeb, milline see tegelikult on ja ta oskab inimestega hästi suhelda ja temas on seda hoolivust ja toetavust ja mulle tundub, et ta on väga õige elukutse endale valinud, et inimesed armastavad teda ja et väga armas. Ma arvan, et selle positiivse noodiga me siit laua ümbert ka lõpetame. Meil on siin laua peal veel maitsvad maasikad, meil on siin juustu, meil on šampust, küpsist. Nii et ma arvan, et juttu veel jätkub natuke kauemaks ja minu poolt teile siinkohal siis suur aitäh, et te saite niimoodi vastu ööd tulla minuga juttu ajama ja üksteisega siin juttu ajama. Ja ma soovin teile kõikidele kõike säravat suveks, edasiseks. Ja et kõik kaunid unistused, mis ennem olid ja te arvasite, et ei lähe täide, nüüd siis läheksid täide ja te kõik need enda jaoks võimalikuks teeksite. Ja kõikidele teise ekraani vaatajatele ütlen ma seda, et kõigepealt aitäh, et te kõik need 12 saadet muutumist olete meiega olnud, et olete meid vaadanud, olete küsimusi saatnud ja olete meie muutujate elu ja tegemiste vastu huvi tundnud. Ja ütlen teile ka seda, et ärge kartke, tehke seda, mida teil süda ütleb, mida te peate tegema. Võtke maskid maha ja minge julgelt edasi. Imelist tööd teile, kallid teise ekraani vaatajad. Me kohtume teiega juba homme.